Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Tere taas, on teisipäev, kell on mõni minut 1 läbi ning Kuku eetris on järjekordne Krimiraadio. Saatejuhtideks nagu ikka on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Tänase saate teises pooles räägime Eesti allilmast. Sügisel saab nimelt pikki aastaid Eesti allilma liidriks kutsutud Nikolai Tarankovi tapmisest Läänemaal 10 aastat, mille mees nimega Juri Vorobei likvideeris siis 7 kuuliga kuritegeliku maailma bossi. Mis seisus siis ikkagi on meie allilm ning kas uus juht on 10 aastaga leitud? Sellest tuleb rääkima Keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo juht Ago Leis. Aga kõigepealt räägime juhtumist, mille üle on viimastel nädalatel palju seletatud ja räägitud ning mille kohta on õhku visatud ka väga palju spekulatsioone. Jutt käib Eesti Kunstnike Liidult kelmide poolt välja petetud 700 000 eurost. Kas kõik on ikka nii, nagu meile seni on räägitud? Milline oli kelmide erakordne petuskeem, millega kogenud raamatupidaja sunniti suuri rahasummasid loovutama? Ning mida räägivad selle kuriteo menetlemise käigus vahistatud tegelased? Neile ja teistele küsimustele vastab meile Põhja prefektuuri küber- ja majanduskuritegude talituse juht Hannes Kelt. Tere tulemast Krimiraadiosse. Tere. Tänane Postimees kirjutab, et kelmid panevad eestlastelt pihta 1 euro sekundis. Kuidas te sellise teadmisega elate, kuidas te sellise teadmisega magate? Ma arvan, et see on õige asi, selline arvutus on õige asi, mida teha, sellepärast et need inimesed, kes rahade eest vastutavad, peavad selle peale mõtlema, et kas ma vastutan oma pere rahaliste vahendite eest, oma ettevõtte rahaliste vahendite eest. See on väga hea pealkiri, väga hea arvutuskäik, ise ei olegi selle peale tulnud. Aga on see päriselt ka nii? Tõesti, ise ei ole seda arvutust läbi teinud, aga tunne on küll selline ja tõenäoliselt siis ka sellel aasta vaates siis kahjude ulatus siis on nagu tõusvas joones. Aga ma saan aru, et te eeskätt praegu oma vastusega ütlete, et inimesed peavad ikkagi nüüd ja praegu väga tõsiselt mõtlema, mida teha, et mitte sattuda kelmidele ohvriks ja läbi mõtlema, kas kõik on tehtud selleks, et mitte sattuda. No mida ma võib-olla mõtlen sellega on see, et kõik osapooled, mis selle kuriteo kokku puutuvad, peavad selle peale üha rohkem ja rohkem mõtlema. Et paljud osapooled on juba hakanud selle peale mõtlema ja tegelema, aga kindlasti on veel teha, et kui ma ei eksis selles samas Postimehe artiklis toodi see juustuviilu näide, et mulle see väga-väga meeldis, et selleks, et kelmil see tegu õnnestuks, et ta saaks kätte oma rahad, peab tal päris palju asju õnnestuma ja minema hästi. Ja kõikides nendes kohtades tegelikkuses on võimalik seda tegu peatada, on võimalik inimest tunnelist välja tuua ja üks samm ilmselgelt on sellest see inimene ise ka. Aga mõnel kelmil ikkagi läheb ka väga hästi ja nii hästi, et kätte saadakse 100 000. Möödunud nädala esmaspäeval pidas politsei Maardus kinni 22-aastase Leedu ja 21-aastase Eesti kodakondsusega mehe, keda siis kahtlustatakse Eesti Kunstnike Liiduga seotud megakelmuses osalemises ning prokuratuuri taotlusel ja kohtuloal võeti mehed ka 8 kuuks vahi alla. Milline oli nende 2 noore mehe roll selles kelmuskeemis, kus siis 700 000 eurot ikkagi nädalaga kätte saadi? Nende isikute roll oli kindlasti siin koha peal selle skeemi õnnestumisele kaasa aitamine. Ja see on ka olnud üks sellistest asjadest, mida siis Eesti politsei on viimase aasta jooksul eriti väga tugevalt hakanud vaatama. Ja seetõttu võib-olla ka siis nii kiiresti me nendeni jõudsime, et see on kindlasti üks meie eesmärke, et kõik, kes siin Eestis koha peal selle skeemile kaasa aitavad, need leitakse üles ja nendele me küll lähme. Kuidas te nii kiiresti neile jälile jõudsite? Mis teid pidi, mis radu pidi? No ma hea meelega ei hakkaks õpetama, kuidas pääseda või kuidas ennast paremini kaitsta.
aga ma arvan, et need isikud, kes nende tegudega seotud on, teavad ise väga hästi, millised jäljed nendest maha jäävad ja võib-olla mõistlik ongi siin hoopis rääkida sellest, et ma olen seda tegelikult korra juba varem ka öelnud, mul on isegi natukene kahju nendest reeglina noormeestest, kes siin kohapeal erinevaid viise pidi nendele skeemidele kaasa aitavad, et kas mingi tehnilise toega, kinnisvaradega, transpordiga, rahade liigutamisega, et neid kohapealsed abistamise meetodeid on küll ja küll. Mul on natuke kahju nendest, sest nemad on selle skeemi tolad, kui nii võib öelda. Nemad on need, kes lükatakse ette, kes on siis nende kelmide siis läbimõeldud kaitsemehhanism. Meelega kasutatakse selliseid inimesi ja neid on iseenesest politseil üsna lihtne, kui nii võib öelda, püüda. Kas nad on ka omamoodi infoallikad, kas näiteks need 2 konkreetset isikut, kas nad on midagi rääkinud selle kuritegeliku võrgu kohta laiemalt, käsuliini kohta või juhtfiguuride kohta? Kriminaalmenetlus ikkagi käib hetkel, seda ei saa osa küll kommenteerida ei saa. Aga nii üldistades siis, kas sellised nii-öelda tolad või sellised kelmid üldjuhul tegelikult üldse omavad sellist laia pilti? Et kelle heaks nad tegelikult töötavad, kui suure selle võrgustiku heaks nad tegelikult töötavad? No see on nii ja naa, et osad nendest ei pruugi nagu aimata või võib-olla ka teadlikult on nagu ükskõik, on sellised pisut ükskõiksemad ühiskonna normide ja reeglite vastu, aga tegelikkuses nad mõistavad väga hästi, mida nad teevad, kelle heaks nad teevad, et kui sinu ülesanne on ikkagi suhelda täiesti võõrastega, liigutada vahendeid ja panna käima mingisuguseid seadmeid, mida sa tegelikkuses ise üldse aru ei saa, keegi tundmatusel ütleb, et vajuta neid nuppe ja ma toon sulle pärast palgaraha, et siis tegelikult nad mõistavad väga hästi, mida nad teevad ja pigem mida nad ei mõista on see, et nad tegelikkuses ei ole selles skeemis olulisel kohal, aga nemad on omakorda kelmuse ohvrid, kui nii tohib öelda. Nad on küll väga teadlikud sellest, mida nad teevad, selles ei ole kahtlust, aga tegelikkuses ka nemad käivitatakse selle legendiga, et aitad meil teha, teenid suurt raha, et sama juttu räägitakse ka neile. Kas nad on ka kursis, mis karistus neid oodata võib? Ja karistusseadustikku ma arvan enamus Eesti inimesi peast ei tea, et kui juba lähevad teadlikult kuritegu sooritama? Ei, ma arvan, nad ei teadvusta seda osa endale, et nad pigem on samamoodi pimestatud sellest lubadusest, kui palju nad palka saavad kergelt. Palju see karistus võiks olla, nii laias plaanis? Karistused reeglina on kuni 5 aastat vangistust. Aga räägime sellest konkreetsest kuriteost, nagu sai mainitud, see ehk pole tõesti nüüd rekordjuhtum, aga siiski juhtum, millest on väga palju räägitud ja sellest pressiüritusest, kus Kunstnike Liit teatas avalikkusele ja hiiglasliku rahasumma 700 000 eurot väljapetmisest, on paar nädalat möödas ja paljud inimesed ei suuda siiani mõista, kuidas see sai juhtuda, kuidas nii suur summa lihtsalt võeti käest ära. Palun kirjeldage pisut seda skeemi, milles seisnes see geniaalne skeem? Ja ma saan aru, kui politsei igatahes kohale jõudis, siis arvutiekraani peal hiir käis ja pilt jooksis, aga kedagi arvuti taga ei olnud. Kindlasti konkreetset menetlust ja selles juhtunut ma kommenteerima ei hakka, et menetlus alles käib ja on alles mõned nädalad vana, et see, et osalised kaasaitajad on tabatud, see ei tähenda, et menetlus on lõppenud ja kõigest võib rääkida. Aga millest saab rääkida on see, kuidas täna need skeemid reeglina kulgevad ja selline mitmeastmeline lähenemine siis inimeste nii-öelda tunnelisse viimiseks on hästi tavaline ja näiteks helistatakse kullerfirmast, öeldakse, et teil on tähitud kiri või teie ettevõtte töötajal on tähitud kiri, mis on iseenesest veider kõne. Kõik tunnevad, et midagi veidert, aga selge tähitud kiri, mis seal ikka on. Aga siis helistatakse juba pangast, öeldakse, et midagi on kahtlast on toimunud ja siis see esimene veider kõne tundub inimesele juba palju hullem. Siis tekib selline energia, siis tekib paanika, siis tuleb teadmisesse kogu see tunne, et räägitakse ju kelmustest, et midagi ongi valesti. Ja siis antakse päästva politsei uurija jutumärkides siis, et raadios ei saa jutumärke näidata, aga
päästva politseiuurija kätte see kõne edasi, kes siis aitab pinne sisestada mitmeid kordi. Aga kinnitan siin veel kord üle, et ükski riigiasutus ühtegi pinni ei palu teil kinnitada telefonikõnede jooksul. Miks ma selle skeemi kohta küsin, et ma vaatasin ka mõni päev ette ja mõni päev järele nüüd politsei teadetest ja see sama skeem, kus Omniva poolt helistatakse ja palutakse seal mingi tähitud kirja asjus nagu ennast siis PIN-koodide abil registreerida, et seda kasutatakse jätkuvalt. Kuidas see ikkagi nii on, et inimesed järjest selle ohvriks lähevad, isegi meie oma saates oleme sellest korduvalt rääkinud, seda on kirjeldatud, teles on näidatud ka juhtumeid, kuidas see kõik käib ja ometigi tuleb kõne ja inimesed kaotavad kaine mõistuse. No, teeme väga huvitava nurga lahti, et kuidas jõuda sõnumitega, me ei räägi nüüd ainult kelmustest, aga mis tahes sõnumitega on see mingil ettevõttel oma klientideni jõudmine või riigil oma kodanikeni jõudmine, et kuidas nende sõnumitega jõudida kõigine, see on igivana teema ja kindlasti on meil kõigil siin päris palju veel teha, et selleni jõuda, et aga pigem ma arvan, enamus inimesi jätkuvalt arvab, et see ei puuduta neid. See on mingi kuritegevus, mis on kellegi teise kohta ja mina ei ole ju nii oluline, minul ei ole ju nii palju vahendeid, aga julgen küll kinnitada, et vastupidi, et need tavalised inimesed ongi need, keda sihitakse. Ja sageli võib öelda, et selliseks võib-olla esmaseks põhjuseks on ikkagi see, et me elame oma elu tänapäeval sellises automaatpiloodi režiimis. Meil on kõigil hästi palju kohustusi, hästi palju ülesandeid ja me proovime selle kõigega hakkama saada. Ja kui nüüd juhtub, et kogu selle virvarri keskel tuleb see üks kõne, mis tundub esmapilgul nagu mitteoluline, ja tehakse see esimene eksimus ära, aga see esimene eksimus järgnevates levelites juba petturite poolt puhutakse väga-väga suureks. Tavapäraselt juhtub see selliselt, et need inimesed, kes ohvriks langevad, ei ole kuidagi rumalad, nad ei ole kuidagi laisad, absoluutselt mitte. Et pigem võib-olla selline meie kiire elurütm ja selline tahe kõigega hakkama saada, kiiresti lahendada kõik asjad, et võib-olla see on natukene ka selline asjaolu, mis aitab kaasa. Aga teeme hetkeks siin ühe sisekaemuse ja pärast pausi jätkame juttu. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Krimiraadio jätkub stuudios endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisebuk. Saate esimeses pooles analüüsime hiljutist juhtumit, kui Kunstnike Liidu arvetelt varastati ligemale 700 000 eurot. Ent räägime ka teistest kelmusjuhtumitest. Olukorda aitab analüüsida Põhja prefektuuri küber- ja majanduskuritegude talituse juht Hannes Kelt. Hannes Kelt, kui me mõne aja eest siin samas Kuku raadio stuudios rääkisime, siis oli jutuks üle ilma inimestelt rohkem kui 100 miljonit eurot hiivanud kuritegeliku kelmijõugu ühe juhi Artur Jermolajevi 8,5 miljoni eurose valuraha eest vabastamine. Ja toona jäi mulle mulje, et Eesti politseil on kogu selle süsteemi osas pilt selge ja ollakse jälil suurtel struktuuridel. Võib-olla niisugune üks põhiline eksiarvamus, mis kelmustest rääkides jääb kumama teinekord, on see, et see kelmus tuleb kuidagi ühest kohast, ühest toast, ühest majast, ühe isiku või isikute ringi käest, aga nii see ei ole. Ja kui me räägime sellest Artur Jermolajevi menetlusest, siis see menetlus oligi selline asi, mis nii võib öelda vist, et avas Eesti politsei silmad sellesse maailmasse, kuidas seda kuritegevust tehakse ja kui laialdane see on. See meie arusaamine sellest valdkonnast on selline, mida kohe kindlasti ei soovi siin avada, aga pigem rõhutan üle see, et ühe konkreetse isiku kinnipidamine, ühe mingisuguse kõnekeskuse või kontoriruumi nii-öelda kinnipidamine või läbiotsimine seal ei too mitte mingisugust mõju. Ja ma julgen seda paralleeli tuua narkokuritegevusega, mis on aastakümneid, võib-olla isegi aastasadu kogu maailma painanud ja on igasuguseid kartellijuhte ja laboreid kinni pandud ja ometigi on kogu maailmas narkootikum siiani saadaval.
ehk siis tegelikkuses päris sellist paralleeli ei saa tuua, et nüüd oli üks juhtfiguuridest kinni peetud ja nüüd on see kuritegevus lõppenud, et pigem ikkagi, et võtad ühe pea maha, asemele tekib paraku 3. Neid ei pea isegi 3 asemele tekkima, kui väga ausalt vastata, et neid on seal kõvasti rohkem juba praegu, et see oli see minu jutu mõte. Kui nii rahvalikult küsida, siis mismoodi ikkagi, näiteks Ukraina kelmikontorite ja kõnekeskuste tegelased teavad üldse, millistelt arvetelt seda raha noolida, kust nende info pärineb selle kohta, et meie pangakontul on selline raha ja mult on võimalik see raha kätte saada? No siin on mitu võimalust. Üks asi, mille peale kindlasti tuleb mõelda, on see, et milline informatsioon minu enda, minu perekonna ja minu ettevõtte töötajate kohta avalikust veebist leitav. Ja kui keegi arvab, et kurjategijatel ei ole viitsimist, aega ja tahtmist kuidagi läbi kammida tundide, päevade, nädalate viisi kõikvõimalikke veebilehti, reklaame, registreid, mis on avalikult kõik kättesaadavad, kuulutuste portaali ja nii edasi, siis te eksite väga sügavalt. See eeltöö, mis enne telefonikõne või selle numbri valimist tehakse, on meeletu ja sellesse investeeritakse väga palju. Et kindlasti üks asi, mille peale mõelda, et Eestis on ka avalikud registrid kõik kättesaadavad, kõik, mis puudutab ettevõtteid, nende käivet, nende makse ja nii edasi. Kogu see informatsioon on kättesaadav ja tegelikkuses ei ole väga lihtne profileerida neid ettevõtteid ja eraisikuid. Eeltöö on seal tõsine, analüütiline lausa. Absoluutselt, et kindlasti tasub nagu mõelda selle peale, millist informatsiooni on veebis saadaval. Loomulikult võib-olla ei ole nagu mõistlik ka ennast täiesti internetist ära lõigata. Me ju saame sellest aru, kuidas tänapäeval ühiskond toimib. Ja ettevõtetel on kohustus näidata ka tegelikult avalikult oma seisu. Et seda enam on vaja keskenduda hoopis sellistele jooksvate protsesside siis kindlustamisele, et see kuldne võti seal, kui me räägime just ettevõtetest, siis tegelikkuses seisneb selles, et millised on need protsessid, mis võimaldavad tehinguid teha. Kui ma nüüd viimasel ajal olen seltskondades kuulanud, mida räägitakse just nimelt selle sama Kunstnike Liidu raha kadumise kohta, siis üks versioon, mis üsna jõuliselt oma elu elab, on see, et ju nad ise kuidagi seal korraldasid mingisuguse väikese raha kantimise ja nüüd osavalt siis peidetakse kogu juhtum mingisuguse kelmijuhtumi taha. Kas on selliseid juhtumeid, kus nüüd seda kelmitamist kasutatakse ära muude rahaliste kuritarvitamiste asjus? Hetkel üritan oma peas sobrada, et ei tule nagu kohe ette tegelikkuses, et keegi oleks olnud nii julge, et ta helistab, et mulle helistati kuskilt kõnekeskusest ja räägiti mingit kullerfirma ja pangatöötaja lugu, aga tegelikkuses kandis ise rahad välja. Mul hetkel ei tule see meelde ja ma tegelikkuses julgen ka kinnitada, et see tegu, kuidas tänapäeval need kelmused töötavad, on üsna sellise tagantjärgi vaadates üsna selge mustriga ja seda jäljendada tavalisel inimesel ei ole tegelikkuses väga lihtne. Hannes Kelt, te tegelikult puudutasite seda teemat ka paari sõnaga, aga on just ikkagi selge, et praegusel sellisel kelmuste kõrghooajal ikkagi ei tohiks vist tõesti lasta mõnel asutusel või ettevõttel ühel inimesel mingisuguseid finantsotsuseid teha. Muidugi sageli te näete, jättes võib-olla ka selle nüüd Kunstnike Liidu kõrvale, aga ikkagi, et need kelmiskeemid on saanud ka võimalikuks täpselt sellepärast, sest ettevõtte rahaasjades lihtsalt oli ükskõiksus, kaos ja rumalus. Ma ei ütle, et ükskõiksus ja kaos ja rumalus, pigem ma olen seda ka varem öelnud, et ma arvan, võib-olla ühiskond laiemalt ei ole päris valmis selleks tänapäevaseks moodsaks kuritegevuseks, et me ei ole võib-olla piisavalt kiiresti kaasa tulnud sellega, aga ma kindlasti veel tuletan meelde, et ettevõtte nii-öelda tööprotsesside, küberturbe ja kõige muu sellise eest vastutab ettevõtte juht. Ja temal on kohustus see korda teha, tagada see, et siis, kui on olulised hetked, mis puudutavad nii seda ettevõtet kui ettevõtte võib-olla võlausaldajaid, partnereid, siis et need protsessid oleksid läbinähtavad, läbimõeldud ja kõikide osapoolte õigustega arvestatud, et me igaüks saame ise selleks väga palju ära teha. Ma ei tea, kas te olete näiteks finantsasutustega ja ka telekomi ettevõtetega arutanud veidi radikaalsamaid samme, mis võib olla, et muudavad
meie siis inimeste elu veidi ebamugavamaks, aga siiski aitavad vähekenegi pidurdada seda kelmide pidu meie arvetel. Näiteks, et rahad pärast korralduse andmist ei liigu arvelt enne ööpäeva möödumist. Et jääks mingisugune puhveraeg kontrollida, kes, kuhu, mida selle arve peal tegi, et jõuda protsesse siis peatada. Absoluutselt, et kui kelmide vastastes võitluses rääkida partneritest, siis telekommunikatsiooniettevõtted suuremad ja ka pangad on ülikõvad tööd teinud selles osas riigi kõrval, kuidas peatada, mõelnud kaasa. Võin öelda, et taustal on käimas regulaarsed töögrupid, kus analüüsitakse, mida veel saab teha, mis on tehtud, kus on juriidilised puudujäägid, et midagi saaks teha. Et see töö on käinud tegelikkuses kogu aeg taustal. Ja mida ma tegelikkuses hoopis julgustan inimestel tegema, et vahet pole, on siis eraisik või ettevõtte eest vastutav. Minge küsige oma panga käest, mida ma teha saan. Mõelge ise läbi see osa, kas välkmakse on teil automaatselt vajalik teie tegevuses. Välkmaksed minu teada saab välja lülitada, et see on ka üks reegel, mis on siis Euroopast tegelikkuses ju tulnud, aga seda on võimalik välja lülitada, et kas see on vajalik meie tegevuses. Et kui mul on lähedased, võib-olla vanaisad, vanaemad, isad, emad, kas nende elu jaoks on vajalik, et sekundiga lähevad arvelt vahendid ära, Ehk siis tegelikkuses pankadel on ja ka telekommunikatsiooni ettevõtetel on päris palju igasuguseid pakette ja mehhanisme, mis aitavad pidurdada seda protsessi. Aga nad ei saa automaatselt seda meile kõigile kurgust alla suruda kõikidele klientidele, et tunneme ise huvi selle vastu. Ja mu küsimus, võib-olla viimane küsimus olekski, et huvitav, kas inimesed nüüd lõpuks ometi on ka valmis oma mugavuses pisut järele andma, et ohjata kelme ja päästa oma raha. Kuidas teile tundub? Ühiskond tervikuna saavad aru, et see probleem on just ka nii suur, et neil tuleb teha väike vastutulek ka selles osas. Mina julgen öelda, et see on vältimatult vajalik. Selleks, et pidurdada seda kuritegevust, on vältimatult vajalik mingisugustest siis sellise kiiruste ja mugavustega seotud hüvedest loobumine. Et see on vältimatult vajalik. Põhjaprefektuuri küber- ja majanduskuritegude talituse juht Hannes Kelt, suur tänu, et leidsite aega täna Krimiraadiosse tulla. Meie teeme siit väikese pausi ja pärast seda on stuudios juba uus külaline ning jutuks teine teema. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Krimiraadio jätkub. Stuudios on endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, aga nagu lubatud, on meil nüüd uus teema ja ka uus külaline. Nimelt räägime Eesti allilmast. Sügisel saab pikki aastaid Eesti allilmaliidriks kutsutud Nikolai Tarankovi tapmisest Läänemaal 10 aastat, mil mees nimega Juri Vorobei likvideeris 7 kuuliga kodumaise maffia bossi. Mis seisus siis ikkagi on meie allilm ning kas uus juht on 10 aastaga leitud? Sellest oleme kutsunud täna rääkima Keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo juhi Ago Leisi. Tere tulemast Krimiraadiosse, Ago! Kui inimene kujutab Eesti allilma ette läbi 1990-ndate, ma ei tea, politseisarjade, reportaažide ja ajaleheartiklite, siis kui palju see pilt täna enam tegelikkusele vastab? Ma arvan, et selle tavainimese taju Tallinna tänavatel, söögikohtades, lõbustusasutustes, nad ei tajugi, et kuritegevus on jätkuvalt meiega siin. Et seda me õpetame ka Asjakaitsega akadeemia kadeetides, et kuidas neid ära tunda, kuidas seda tajuda, sest ta on läinud konspiratiivsemaks, ütleme niinimetatud põranda alla, vägivaldsust on kadunud meie regioonis, õnneks ma ei seda rääkida Kesk-Euroopa kohta, kus vägivaldsus on pigem tõusuteel Europoli hinnangul, et me ei taju teda, aga ta on sama ohtlik jätkuvalt, lihtsalt üks aeg sai läbi ja ka need kuritegelikud struktuurid on õppinud sellest kõigest. Et kui meie inimesed mõtlevad ja räägivad allilmast, siis nad sageli peavad silmas 90-ndaid, kuid ometi tegutseb allilm ka tänapäeval varjatult, nagu sa ütlesid, teistmoodi. Aga kes on kogu selle allilma liider? Siin sissejuhatuses Karel mainis, et 10 aastat tagasi tapeti Nikolai Tarankov, keda peeti vähemasti venekeelse allilma liidriks. Kuivõrd tänaseks on keegi tema asemele tulnud, kerkinud, kroonitud uueks liidriks?
jah, sellist liidrit õnneks ei ole esile tulnud, see ühiskassa koostöövorm nagu organiseeritud kuritegevuse gruppidel on läbi saanud, see põlvkond hakkab ka sellisesse keskmisse või vanemasse keskikka jõudma, paratamatult toimuvad, nii ühiskonnas toimuvad muutud, toimuvad ka äris, ettevõtlus, toimuvad ka organiseeritud kuritegevuse muutused ja trendid. Pigem grupid on väikesed, keegi ei taha kuritegeliku grupi või ühendusi olla number 1, kedagi ei kutsuta enam liidri või juhi järgi, vaid pigem nad on sellised horisontaalsed, paindlikud, võrgustunud ja rahvusvahelisele koostööle organiseeritud, sest tegelikult paljud niinimetatud pätimaalis, seda nimetatakse teemad, tulevad ka piiri taga. Ja on olemas ka kuritegelikke gruppe, kes Eestis kuritegevuse toime pane, narkotransiit Kesk-Euroopast Venemaale, nad lihtsalt elavad siin, näiteks Vene kodanikud, kellel on elamisluba, kasutavad seda soodsat, mõnusat võimalust olla Euroopa Liidus ja samas ajada kolmandate riikidega Lõuna-Ameerika ja Venemaa transiidis narkoäri, ka muid kuritegelikke tegevusi, et tegelikult Eestit kasutatakse ka sellise mõnusa äraviibimise kohana. Sest tegelikult keegi ei tule ka neile kallale siia, sest nad tegelikult teavad, et Eesti politsei teeb päris head tööd, on teinud head tööd ja riik on väike, riik toimib ja ma arvan, et ka kuriteod ei jää tähelepanuta. Ago Leis, sa ütled, et jah, sellist 90ndate allilma kui sellist enam ei ole, inimesed ei ole kuskil keldrites käeraudadega pantvangidena kinni, meil ei ole allilmal sellist liidrit nagu Tarankov võib-olla oli, aga kas organiseeritud kuritegevus, mis Eestis on ta siis kuidagi vähem ohtlik? Küsimus ongi selles tajus, et see, et tal ei ole vägivaldsust, ta on lihtsalt avaldub uutes vormides, ta on läinud ju internetti, ta on läinud meil mobiiltelefonisse, ta üritab meie pangakontodelt raha kätte saada ja tegelikult seal taga on ikkagi rahvusvahelised kuritegelikud struktuurid, kes seda teevad ja jätkuvalt on meil ju ligi 190 narkoüledoosis põhjustatud surma aastas, jätkuvalt tuuakse sünteetilisi opioide, kokaiini sisaldus on väga kõrge ja reoveeuuringud näitavad, et tarbimine on kasvuteel, et tegelikult see näitab, et see kuritegevus on olemas ja Eesti ei ole sellest puutumata. Nüüd, kui siin kirjeldusi kuulata, jääb mulje, et nii nagu legaalses maailmas või pealilmas on puudust tahtejõulistest ja sihikindlatest liidritest, valitseb sama olukord ka allilmas ja ometigi, raske on uskuda, keegi peab siin mingisuguseid kuritegelikke lõike kontrollima, keegi peab ju ometigi hoidma silma peal, kuidas pidi liigub siia mõni järjekordne sünteetiline opioid ja kuidas seda ikkagi jagatakse, kas tõesti siis hetkel on selline kaos ja korralagedus selles osas? Ma ei saaks öelda isegi, et Tarankov seda organiseeritud kuritegevust siin lõpuni kontrollis ja narkoäri vastu nagu aktiivselt oleks mingid tegevusi teinud või öelnud, et see on tabu, siis tegelikult ka narkoained ja fentanüül ja karfentanid olid ka Tarankovi eluajal olid olemas. Väga hea näide on Dikaev Aron, et kes on siis praegu veel viimased aastad kinnipidamiskohas ja kannab oma 12-aastast vangistust, siis tegelikult ju eeluurimisel tuvastati, et ka tema, kes nagu oli põhimõtteliselt narkovastane, tegelikult tema ühenduse liikmed tegelesid ka narkoäriga seal hulgas, et ega see narkoäri on ammu juba läinud ka kontrolli alt välja, seda ei suuda enam keegi kontrollida. Nüüd, et rääkida, et ma pigem arvan, et igas grupis on olemas isikud, kellel on teatud võimed, organisatoorsed võimed, logistilised võimed, läbirääkimisvõimed, oskused genereerida siis sellist kriminaalset raha ja nende isikute ümber siis ka see kuritegevus praegu koondub. Aga miks pole leidunud ikkagi sellist ühte selget liidrit? Esiteks, vaadates seda protsessi, mis hakkas toimuma kuritegevuse allilmas, siis peale Tarankovi surmast, siis üritati leida seda inimest, käisid ka mitmed nimed välja, olid kandidaadid, kaasa arvatud Ahmed Dostojev, kes ise nagu meediasse üritas või seda ka kinnitas, et on huvi asja vastu, uue töökoha vastu. Aga tegelikult ikkagi need konfliktid, pinged, mis olid mitmekümne aastaga kogunenud erinevate grupeeringute vahele, et ikkagi seda üksmeelt ei leitud ja teiselt poolt muidugi ka palju mõjuvõimsaid autoritaarse stiiliga kuritegevuse juhte oli ka kohtu alla antud ja nad viibisid ka kinnipidamiskohas.
et siis tegelikult ega seda asja ei saadudki paika ega ei saadagi, aga teiselt poolt vaadates, et Eesti oli üldse unikaalne oma ühiskassa poolt, et vaadates nüüd Leedu, Läti või Soomet, Rootsit, siis tegelikult üks jõugujuht ju ei juhi kogu Eesti organiseeritud kuritegevust. Et me olimegi sellises unikaalses seisus ja praegu seda ei ole. Kui Tarankov ära koristati, siis ikkagi kardeti, et lahti läheb ikkagi suuremat sorti selline piruka jagamine ja laipu tuleb ja asi läheb vägivaldseks. Ja nagu sa mainisid, et ikkagi omavahelised konfliktid ju ikkagi olid, et kas 10 aastat tagasi oli aeg ikkagi selles mõttes juba nagu hakanud muutuma, et need laibad ja mingisugune selline vägivaldne piruka jagamine jäi ära? Kahtlemata, et siin võib juba võtta selle alguseks juba 2010 juba, kus enam selliseid palgamõrv või raskeid vägivallakuritegusid ei toimunud, kus siis organiseeritud kuritegelikud grupid siis omavahel maid ja puid jagasid. Jah, kehalisi väärkohtlemisi oli, kaklusi, peksmisi, karistamisi, seda kõike, aga kindlasti see ei olnud normiks, et kellegi elukallale minna. Kui nüüd tänapäeval allilma mingisugustel grupeeringutel tekivad arusaamatused, tülid, probleemid, siis kes neid probleeme lahendab? Omal ajal omistatki see õigus Tarankovile ja tema lähikondlastele. Siin on erinevaid neid käitumisvorme, et kindlasti pöördutakse nende vanade kuritegelike autoriteetide poole, kellel veel on nimi. Siis on üks võimalus, et otsida rahvusvahelise tasemel abi lähiriikidest, näiteks Läti, küsida toetust või Venemaalt küsida orgkuritegevusest toetust või juba rahvusvaheliselt Euroopas küsida toetust. Ja samuti on ka grupid, kellel võib-olla sellist toetust ei ole, eks siis nad jäävadki teisele poolele alla ja tuleb see kahju miinusesse kirjutada, see, mis on hävitud teatud kriminaalses tehingus. Kui liidrid pole, siis tavaliselt ikkagi võtab maa mingisugune kaos, mingisugune verevalamine, kui me räägime allilmast, mingisugune mõjuväljade ümberjagamine. See juhtub nii või teisiti, sest ikka leidub keegi, kes tahab midagi, mis seni talle ei kuulunud ja tegeleda sellega, mida ta seni ei saanud teha ja sealt on need tülid kerged tulema. Seda ei ole justkui toimunud või on see toimunud nii, et me ei näe seda? Jah, et siin võiks öelda pigem on selles, et ikkagi Eesti väiksus ja kõik tunnevad kõik ja kui sa ei tunne kedagi, siis sa tunned kedagi, kes tunneb kedagi ja sama töötab näiteks ka sünteetiliste opioidide ja muude narkoainete puhul, et kui sul on vaja ainet, siis sa küsid ja siis lõpuks jõuavad ikkagi otsad jõuab näiteks esmaselt Lätti ja Lätist leitakse sulle see kriminaalne kaup, mis sul vaja on. Et tegelikult ikkagi see on selline võrgustikupõhine üles, et kõik tunnevad kõiki tegelikult ja see väga hästi tuli välja Anom ja Sky ECC siis krüptoandmete analüüsi põhjal, kus need chatid on siis, kui kellegi vaja oli Lõuna-Ameerikas 100 kilo ära tuua, siis leiti see logistika, leiti see sadam, sa ei pea Eestis kõike ise nagu organiseerima, lihtsalt see läheb sul kallimaks, sa pead kõigile maksma, aga see on kõik võimalik tänapäeval sidevahenditega juba. Tulles korraks veel ikkagi Nikolai Tarankovi juurde, teatud mingisugune märgiline sündmus see 10 aastat tagasi sügisel ju ikkagi oli, siis ma ei tea, tema üheks teeneks justkui on peetud, et Eestisse ei jõudnud kunagi eriti kanda kinnitama niinimetatud siis seaduslikud vargad. Kas pärast tema surma kuidagi prooviti, kas need seaduslikud vargad proovisid siin ikkagi kuidagi midagi teha ja toimetada? Jah, et siin olid sellised viited, et käis siin selline seaduslik varas nagu Tatosvan, nagu räägitakse, rahvasuu räägib, et kutsuti ühe grupeeringu palvel siia, et hirmutada teisi grupeeringuid, et kui mind ära ei valita, siis põhimõtteliselt tulevad Venemaa seaduslikud vargad, hakkavad Eestit valitsema siin, aga antud isik sai ka Euroopa Liidust välja saadetud, sest tegelikult sellised isikud tulekski siis kas siis Schengeni turistiviisa või elamisluba tühistada ja nad ei ole teretulnud, kes viljeldavad sellist kuritegelikku subkultuuri, meil on piisavalt oma kurjategijad, meil on vaja kolmandast riikidest veel täiendavaid. Ma täpsustaksin, et nii kui see Gruusia päritolu seaduslik varas siit üle piiri jala tõstis, nii ka Eesti politsei andis talle teada, et paraku ei ole oodatud ja tühistas tema kõik need load ja viisad. Nii oli see ju. Jah, täpselt nii ja sama juhtus ka Vjatšeslav Kulevitšiga, kes on Venemaa kodanik, kes siis peale vangisistumist
kuritegeliku ühenduse paragrahvi eest, siis toimetati Narva sillale ja anti Venemaa ametivõimudele üle ja kehtestati sissesõidukeeld, et see on ka üks meie tegevustest, mitte ainult kriminaalmenetlust, vaid ka teha sellised administratiivseid meetmed, et teha pättidele elu raskeks, et nad ei tahaks tulla siia Euroopa Liitu ega Eestisse. Kui me teame, leiame seadusliku aluse, kui on rikutud kehtivat seadusandlust, siis me leiame selle võimaluse ta Euroopa Liidust välja saada. Ja ma arvan, see on selge sõnum organiseeritud kuritegevusele ka, et Eestis nad ei ole teretulnud. Muide, kas Kulevitš, kes aastaid tegutses tõepoolest ju Nikolai Tarankovi kõrval nii-öelda parema käena, et siis pärast väljasaatmist ei ole tagasi tulnud, ei ole proovinud tagasi tulla, pole oma nägu siin Eestis näidanud. Jah, meil on laekunud erinevat teavet erinevatest allikatest, et on soovinud Euroopa Liitu siseneda, aga me oleme ka rääkinud nende riikidega, kes väljastavad siis ka neid turistiviisa, nii et Schengeni viisasid, siis et oleme mõnele riigile siis ka teinud teavitanud seda, et nad oleksid hoolikamad oma viisade väljastamisel. Aga siin teeme ühe väikse pausi, oleme peagi juttudega tagasi. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Krimiraadio on pausilt tagasi. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning Keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo juht Ago Leis, kellega kaardistame kaasaegset Eesti allilma ja organiseeritud kuritegevust. Muide, kui vanglate puhul on olnud juttu sellest, et sellist vana subkultuuri seal enam justkui ei viljeleta, siis ma ei tea, kui palju on alles selliseid vanu allilma reegleid ehk niinimetatud ponjatjeid, et kas praegu tegutsev organiseeritud kurjakate põlvkond üldse oskab neist kuidagi hoolida? Jah, siin tuleb jälle eristada, et on erinevaid elujuhtumeid, et need isikud, kes siis neid panjatjaid nimetatud eesti keeles siis kuritegeliku maailma põhimõtteid järgivad, see on need, kes on nagu vanglast läbi käinud, kellel on ikkagi see pikem staas organiseeritud kuritegevus ja siis on kasvamas peale meil ju uus põlvkond narkoärikaid, kes siis tegelikult need nimed ei ütle ja need põhimõtted ei ütle mitte midagi, nii et pigem me oleme ikkagi need, et kui me suudame Vene orgkuritegevuse Eestist eemal hoida, siis ma arvan, pigem need põhimõtted hääbuvad ja tulevad kõik äril business as usual või siis crime as a service põhimõte, see tähendab kuritegelik teenuste osustamise teenuste pakkumine tuleb asemele, sest ei vaadata, kes on kes, vaid pigem osutatakse teenuseid ja mis teeb selle kuritegelik teenuste osutamise ohtlikuks Rootsi näitel, Skandinaavia näitel, et siis töötellija ja töötoimepanja ei kohtu, seal on mitu lüli vahel ja kõik toimub läbi interneti ja sotsiaalmeedia. Kui korraks kaasaegsest allilmast tulla Tarankovi isikuni või isiku juurde, öelge, kas tal üldse tänapäeval oleks mingisugustki rolli, mingisugust kaalu? Kas ta oleks mingisugune figuur tänases allilmas? Kindlasti ta oleks sellele vanemale koolkonnale, kes on nõukaajast pärit, oleks ta ikkagi arvestatav selline isik, kellega peaks arvestama. Oleks ta võib-olla ka vangist läbi käinud? Kahtlemata selle nimel on ka tööd tehtud, aga ei saa kõigest rääkida. Aga Juri Vorovei jõudis meist ette. Üks asi, mille peale ma olen sageli mõelnud, et kui varem, vahetult pärast taasiseseisvumist meie kuritegevus oli paljus venekeelne, pärit Vene tööstuslinnadest, siis aega on läinud ja venekeelsel kuritegevusel võib-olla lihtsalt loomuldase polegi enam kaalu, et see ongi asendanud eestikeelse ja võib-olla siis inglisekeelse kuritegevusega. Kuivõrd see mõte võiks paika pidada? Ta on osaliselt asendunud, aga jätkuvalt on neid Vene passiga isikud, kes elavad alaliselt Eestis, kellel on kriminaalne taust ja kellel on vaba piiriületus nii Peterburi, Moskvaga ja teiste Venemaa suurlinnadega. Ja ega me ju täpselt ei tea, mis seal toimub. Kindlasti ei ole see ainult turism see eesmärk. Me räägime ikka sellest globaalsest orgkuritegevust ja Venemaa on kindlasti jätkuvalt olemas. Kuigi me räägime sanktsioonidest kõigini, kõik toimib, kõik narkoained on Venemaal olemas. Kõik asjad käivad seal samamoodi nagu Euroopas ja mujal maailmas. Ja lõpuks on Venemaa ikkagi suur turg, vaata kuidas tahad, eks. Venemaa on suur turg ja jätkuvalt on ka Euroopa Liitu sisenenud isikuid, kes ei peaks siin olema erinevates Kesk-Euroopas ja Lõuna-Euroopas, ütleme niimoodi. No nii mõnedki kõvad tegijad siin endisest ajast
kui võib nii öelda, on kas juba saanud või ikkagi peagi saamas vanglast välja, ma ei tea, kas ei ole ohtu, et hakatakse midagi ikkagi siin taaskord ühendama või nende meeste parim enne läbi saanud? Tikajevist oli jutt just, et ta peagi ju vabaneb, eks? Jah, kindlasti tuleb vaadata neid isikuid, kes meil praegu Jõhvi vangla Supermaxi osakonnas vabaduskaotuslikku karistust kannavad, seal on teatud isikud, kellel on jätkuvalt mõju ja autoriteeti ja Keskkriminaalpolitsei kindlasti tegeleb sellega ja hindab siis, kui need isikud vabanevad, et millisele positsioonile nad siin Eesti orkurides asetsevad, et loota, et nad täielikult on seal ümber kasvanud, inimene saab ainult ümber kasvada, kui ta seda ise väga tahab, ei saa keegi talle seda õnge saab anda, aga kala tuleb ise püüda, tuleb endaga tegeleda ja on viited, et mitte kõik ei taha seaduskuulakale teele asuda. Aga hüppame tänapäeva. Millised on täna võib-olla Eesti organiseeritud kuritegevuse sellised peamised rahaallikad, kust liiguvad kõige suuremad summad? Jätkuvalt on ju meil narkokuritegevus väga problemaatiline, kõik ained on saadaval, järjest rohkem on erinevad ained, erinevaid ühendeid, keemilisi ühendeid turule tuleb, et jätkuvalt see toidab, et ütleme need kurjategijad, kes ei oska midagi muud sellist välja mõelda, siis pigem alustavad ikkagi narkomüügist, mis on kõige kiirem kasum. Tõusutrendis on meil salasikarettide äri Skandinaaviasse, väga kasumlik, karistused on väga madalad võrreldes narkoainest, näiteks kilo kokaiini varem karistatud isik, võime rääkida 10-aastasest vangistusest, kokkuleppes 6 aastat, siis sigareti äri puhul nikotiinikaubandus, seal jäävad karistused kuudesse, ütleme niimoodi, aga ta põhimõtteliselt on sama kasumlik ja võib-olla isegi kasumlikum kui narkoäri. Ja sealhulgas e-sigarettide äri, mis on ka väga kasumlik. Jah, siin on pigem see, et kuidas igas Euroopa Liidu liikmesriigis eraldi regulatsioonid ja kuidas seda nikotiinisisaldust seal siis nagu hinnatakse ja see kõik on nagu see valdkond, mis vajaks nagu paremat reguleerimist ka Euroopa Liidus, mis annab jälle kuritegevusele võimaluse ronida sinna, kus regulatsioonid on puudulikud ja seal siis seda suurt tulu teenida. Me saate esimeses pooles rääkisime põhjalikult küberkelmustest. See on üks väga suur kuriteoliik, milles kogu ilma organiseeritud kuritegevus siis oma osa võtab. Kuivõrd on Eesti siin organiseeritud kuritegevus seotud nüüd nende kuritegudega? Meil sageli räägitakse, et see lähtub kusagilt Ukrainast näiteks või kuskilt Venemaalt mingisugustest kõnekeskustest, aga neid keskusi on ka lähemal siin, näiteks Lätiski. Kas meie kurjategijad on kuidagi jõulisemalt osalemas selles skeemis? Võiks öelda niimoodi, et pigem on sellised isikud, kes siis levitavad seda infot ja värbavad siis tööle meie Eesti elanikes, et ütleme siis just ukse peale koputajana siis raha kullerina. Et see on küll täheldatab, et sellised tööpakkumisi on palju ja seda ka jagatakse, seda infot jagatakse ka allmaailmas, ütleme niimoodi, aga lõppude lõpuks on ikkagi inimene ise, kellel seda tööpakkust teeb selle otsuse. Ta saab algusest peale aru, et tegelikult on kriminaalse äriga ja varem või hiljem tuleb sellest ka vastutust kanda. Nüüd inimkaubandus on üks selline valdkond, kus me oleme näinud kohtuasjade põhjal kas Ukraina nimesid või teinekord ka Rumeenia ja Moldaavia nimesid. Aga ka Eesti orkuritegevusega seotud isikut on tööjõuvahenduse firmasid nii Eestis kui ka Soomes, kes siis vahendavad siis neid moldaavlasi, ukrainlasi, lätlasi, ka eestlasi siis tööle Skandinaaviasse, tavaliselt on need ettevõtted alltöövõitjad suurematele firmadele, seal siis toimub nii mõndagi kriminaalselt, kas siis jäetakse palgad maksmata, ähvardatakse, jäetakse ka tööjõumaksud Skandinaavias riikidele maksama, seal on ka pensionisüsteem, kuhu tuleb maksta, jäetakse need maksud maksmata ja mõnikord need summad ulatuvad päris suurte summani. Teiselt poolt muidugi, vaadates seda viimast Soome riigikohtu otsust nüüd seoses Keijo Jaanupi ja Taivo Havamiga, kes olid ka Jokkeri kuritegeliku ühenduse liikmed, et võib-olla ühiskond ei taju ja võib-olla ka õigussüsteem ei taju, milline on praegu selline moderne uudne inimkaubandus, et me oleme harjunud arvama, et inimkaubandus on see, et kui orja on meil selja külge aheldatud ja teeb tööd, siis tänapäeval on hoopis uusi meetodid ja viise, kuidas seda inimese sotsiaalset tahet ära murda ja allutada enda kontrollile, räägitakse sellisest katkise inimese sündroomist, et kui ta on korra murtud, siis uurija küsib, et miks sa siis, kas sul oli võimalus ära joosta?
aga miks sa seda ei teinud ja need inimesed ei oska seletada, tegelikult on ikkagi selline, see on sama nagu telefonikelmustega, kui nad saavad su juba liini peale, siis sa selle ära andnud. Sama on ka sellega, kui sa oled juba ära murtud seal, siis ega sa ei pöördu. No me oleme siin rääkinud, et tegelikult Eestis selles mõttes meile tuntud kunagise allilmaga on ju lood iseenesest hästi, aga kui vaadata võib-olla Euroopasse, siis kus asi päriselt halb on ka mingeid kohti, kus päriselt ongi laivad taga nagu meil vanasti? Noh, meile võib-olla kõige lähedamsem riik on Rootsi ja kõige halvem eeskuju, mis on juhtunud siis selle kontrollimatu migratsiooniga ja tööjõurändega, et kui lastakse nii poliitilised migrandid ja majandusmigrandid sisse, siis ühel hetkel võib tekkida sellised omad siseriiklikud kogukonnad, mis nagu ei taha, noored, kes ei taha koolis käia, kes ei integreeru ühiskonda, vaid pigem valivad sellise teise tee, kriminaalse tee ja väga hea kasvulava ja värbamiskoht organiseeritud kuritegevusel just palgata neid noori, lubada neile pudrumägesid ja piimajõgesid, kiiret raha ja samas nad juba värvavad ka Rootsis isikuid, kes ei ole ka veel kriminaalvastutuse eas üldse. Rootsis on kriminaalvastutuse iga praegu 15 aastat, Eestis on 14, ma tean, et nad tahavad, parlament peab diskussioone, et alandada seda, aga ega see ka ei aita, siis tegelikult kuritegevust ühistabki oma tegevust just nendele kõige vähem kaitstud, elukogenematutele isikutele seda ära kasutades. Ja kõik see toimub läbi virtuaalmaailma, ütleme nii, või läbi neti. Ja see on väga ohtliks. Kui nüüd kokkuvõtteks küsida, mida meil siin on oodata hirmsat, mis on Eesti allilmas paratamatult siin tulemas, milleks tuleb valmis olla? Eks selle valmisolekuga paraku on niimoodi, et meie seadusandja ja seadusandlik regulatsioonid ei jõua järgi tegelikult nendele trendidele, et me peaksime olema paremad, aga kahjuks politsei saab teatuda sellises ampluaas, kus on seadusandlus. Et me räägime siin ka digitaliseerumisest, digitõendite otsimisest, vaatlemisest, et praegu need debatid käivad siin avalikult, et tegelikult, et kuidas politsei üldse tohiks isiku mobiiltelefoni sisse vaadata ja nii edasi. Tegelikult vajame paremat regulatsiooni, kiiremini peaks otsustama, muidu me jääme nendest kõigist trendist maha ja politsei saa teha oma tegevusi, kui nad ei ole, ütleme seadusandlikult, seadusandlus ei toeta nende tegevusi. Praegu te tunnete, et kohati on puudusest toest? Me teame ju väga hästi, kui need krüptoettevõtted tulid siia, kes hakkasid litsentsi saama, krüptoregulatsioonid olid puudulikud, et eks see selline digimaailm ja üldse, mis saab sellel juhul, kui kuritegusid hakkab tegema arvuti, siis mingi ettevõte võimaldab seda, kus sa leiad selle füüsilise, tegelikult saab ikkagi kasutada kas füüsilist või juriidilist isikut saab karistada, kas ettevõte, kes võimaldab neid kuritegelikke teenuseid, kas teda tuleks karistusele võtta? Pigem vist mitte, tuleks öelda ettevõttele, et palun pane see kinni, see suhtluskanal või ära võimalda seda. Et tegelikult me oleme selle AI tulekuga, me oleme väga paljude probleemide ees ja kindlasti peaks juba regulatsioonide peale mõtlema, tegelema sellega ja kindlasti need rünnakud tulevad, meie elanike vastu tulevad ka enamuses piiri tagant. Keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo juht Ago Leis, aitäh sulle, et meile taaskord külla tulid. Sellega on Krimiraadio lõppenud. Saadet juhtisid Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Järgmine Krimiraadio on eetris nagu ikka juba järgmisel teisipäeval kell 1. Kuulmiseni. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.